Mina olen Annika, mina olen TPD personalijuht ja olen TPD-s töötanud peaaegu 11 aastat. TPD on pakiveofirma. Me veame siis pakke alates pisikestest ümbrikutest kuni täiskoormate alusteni välja. Meil täna töötab 142 töötajat ja meil on siis töökohti väga erinevaid, alates siis meie sorteerimiskeskuste töötajatest, edasi minna siis kõnekeskuse, klienditeeninduse, müügiinimeste, raamatupidajateni ja siis lõpetades meie kõige selliste silmapaistvamate ametipositsioonidega ehk kulleritega, keda teie siis või inimesed siis kõige rohkem tänavapildil märkavad. Meie kulleri töö on hästi kiire ja tempokas. Meie kuller toimetab keskmiselt peaaegu 100 pakki päevas. Ehk siis autos sõitmist on tal suhteliselt vähe, rohkem on ikkagi tegemist klienditeenindusega, inimestega suhtlemisega ja meie kullerid väga oodatakse üle Eesti erinevates piirkondades, kuna nad on meil hästi viisakad, toredad ja sõbralikud. TPD-l endal on esindused Tallinnas ja Tartus, aga meie kullerid tegutsevad üle terve Eestimaa. Meie kullerid töötavad meie alltöövõtjate heaks ning värbamine käib juba piirkonniti koha peal. Nii et juhul, kui sa elad Võrus või Pärnus või Rakveres, saab ikka tulla TPD-sse kulleriks. Keda me veel värbame lisaks kulleritele? Alustame siis meie terminalist, ehk siis meie nii-öelda maja südamest, sorteerimiskeskusest, kuhu kõik pakid sisse tulevad ning järgmisel hommikul nende usinate käte poolt sorteerituna ka välja lähevad. Terminali operaatoriks saab tulla igaüks, kes on täisealine ning kes ei karda füüsilist tööd. Trenni ei ole vaja minna, sellepärast et koormuse saab sellise, et lihas kasvab meil ise, pluss me maksame veel palka selle eest. Meil töötab terminalis inimesi nii 19-aastastest kuni 60-aastasteni välja ning kõige olulisem on tegelikult siis tahe tööd teha ja koolitame me juba koha peal sind ise välja. Sealt edasi minnes saab meile tulla klienditeenindajaks ja seal on samamoodi, et üle 18 aasta peab olema vana ja seal me ootame head keeleoskust. Klientidega me suhtleme eesti keeles, vene keeles, inglise keeles. Kõik 3 keelt ei pea sul olemas olema, meie kõnekeskus võimaldab määrata sulle teatud keeleoskuse, nii et meil töötab inimesi, kes oskavad näiteks eesti ja vene keelt või eesti ja inglise keelt. Samamoodi koolituse teeme me koha peal. Ootame sinult, et sa oled selline särasilmne, hea tujuga ja soovid klienti aidata. Kõik muu tuleb meie poolt. Kui me edasi läheme, siis kontorisse me reeglina võtame kõige rohkem tööle tegelikult praktikante. Nii et ootame usinaid õpilasi otse koolist, erinevatelt erialadelt ja anname neile siis võimaluse nii praktika käigus teha erinevaid tööülesandeid, mida siis nii kool ootab, kui ka mida meil vaja on ja sealt edasi siis väga tihti pakume võimalust ka edasi jääda. Tavaliselt ka näiteks transpordiosakonda, veokorralduse poole, kvaliteedi poole, kulleritega suhtlemise poole peale, aga ka näiteks müügiosakonnas, raamatupidamises, IT-s. Et valikuid on palju ja meie ennekõike eesmärk on värvata siis selliseid inimesi, kellel silm särab, kes sobivad meie meeskonda, kes jagavad meie DNA-d, sellist teeme ära suhtumist ja oleme valmis ka ise siis koolitama, õpetama ja kogemusi andma. TPD värbab inimesi meile siis suhtumise järgi. Me ootame inimesi, kes on teeme ära suhtumisega, aktiivsed, initsiatiivikad, ambitsioonikad ning kui me räägime TPD-st kui tööandjast, siis meie enda töötajad toovad kõige rohkem välja seda, et neile meeldib siin töötada sellepärast, kuna meil on võimalik hästi palju ära teha. Me anname otsustus- ja vastutusvabadust. Meil on umbes 40% tänastest ametikohtadest täidetud majasisese liikumisega, ehk siis arenemisruumi on meil hästi palju ja me ei pane kunagi kätt ette, kui inimene ütleb, et ta tahab kätt proovida mõnes teises osakonnas. Siit lähtuvalt siis on inimestel võimalik liikuda maja sees, õppida hästi palju uut ja see on siis see, mida me pakume tööotsijatele sellise isikliku arengu ja töösisu poole pealt. Teine asi, mida töötajad kiidavad, on meie kõikvõimalikud soodustused ja töökorraldus. Et asi, mida ma tooksin välja TPD puhul, on ennekõike hästi paindlik tööaja lahenduste leidmine koostöös töötajatega vastavalt sellele, millised soovid neil endal on. Meie sorteerimiskeskuses töötab väga palju üliõpilasi, kellele sobivad meie erinevad graafikuvõimalused, nad saavad tööl käia kas siis hommikupoole või õhtu või ööpoole, vastavalt sellele, kuidas kooliga paremini sobib.
ja kontori poole peal on meil võimalik kasutada kodutööpäevi. Ja seda siis samuti erinevate lahenduste võtmes. Meil on töötajad, kes töötavad ainult kodust osalise ajaga, poole aja kontoris, poole aja kodus. Et oluline on see, et töö saab tehtud. Tänapäeva tehniliste lahendustega ei pea inimesed olema kontoris, vaid võivad seda tööd teha edukalt ka kodust. Kui me räägime kontorist, siis meie Tallinna peakontor asub Tallinnast väljas tegelikult, Rae vallas, aga see ei ole probleem, kuna me oleme korraldanud siis transpordi siia ja tagasi linna tasuta töötajatele. Meil buss väljub linnast siia Jürri ja tagasi 7 korda päevas ja öistes vahetustes siis terminalitöötajad me viime koju taksodega. Meie töötajatel on võimalik kasutada spordisoodustust läbi Sportidee 50 € ulatuses kuus ja seal me ei piira pakutavat ainult spordiklubide kuukaartidega, vaid on võimalik võtta ka füsioterapeudi teenuseid, massaaži, bowlingut, toitumisnõustaja teenuseid, mis parasjagu töötajatele sobib. Alates 2019. aastast pakume töötajatele ka vaimse tervise toetust aastas. Just sellepärast, kuna töö on meil hästi pingeline, erinevates ametites on pinge erinev ja soovime, et meie töötajad tunneksid ennast hästi nii tööl kui siis ka vabal ajal. Samamoodi toetame töötajate tervislikku eluviisi ka läbi puuvilja kolmapäevade, läbi erinevate spordivõistluste, läbi sammuvõistluste, mida me korraldame siis nii Eestis kui ka üle Baltikumi teiste kolleegidega, et tuua lähemale ka meie Läti ja Leedu kolleege. TPD hindab kõrgelt töö- ja peresõbralikkust ja töö- ja pereaja tasakaalu ning seetõttu oleme liitunud ka Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatava peresõbraliku tööandja programmiga. Eelmise aasta lõpus me saavutasime selles programmis hõbetaseme ning püüame aastaks 2020 jõuda oma tegevuskavas mainitud tegevusi täites kuldtasemele. Mida see siis kõik tähendab? See ennekõike tähendab paindlikku tööaja korraldust. Me püüame siis iga töötajaga koostöös leida talle sobivamaid lahendused selleks, et ta saaks oma tööülesanded täidetud, et talle jääks aega ka oma eraeluliste tegevuste jaoks, nii et need omavahel klapiksid. Teisest küljest me toetame töötajate lapsi. Me korraldame näiteks suviti 2 korda, juunis ja augustis, töötajate lastele suvelaagreid, millest siis kuskil 2/3 kulust kannab TPD ja 1/3 jääb töötaja kanda. Idee tekkis mõned aastad tagasi ühe töötaja ettepanekust, kelle lapsed olid just kooli läinud, et kas TPD võiks teha midagi selleks, et lastel ei oleks kodus igav. Nad helistasid oma vanematele päeval kogu aeg, peamised küsimused olid see, et mis wifi parool on, mul ei ole midagi süüa, kas ma tohin Coca-Colat minna ostma ja TPD siis mõtles välja sellise lahenduse, et nädal aega käivad lapsed koos vanematega tulevad hommikul kontorisse. Siit võtab buss nad peale, viib nad tegema päev otsa toredat tegevusi, nad saavad sooja toitu ja õhtuks tuuakse nad siis vanemate juurde kontorisse tagasi. Meie lastelaagreid on olnud väga eriteemalisi, alates tsirkuselaagritest, kokanduslaagritest, survival-laagritest kuni graffitilaagriteni välja. Ja töötajatele nad väga meeldivad, ka lastele väga meeldivad, nii et iga aasta me siis otsime järjest uusi laagreid ja põnevaid tegevusi, et lastel oleks kodus igav. Samuti toetame esimesse klassi minevaid töötajate lapsi, koostöös siis meie erinevate klientidega, bürootarvete osa poole pealt. Ja ka jõulupakid on meie poolt siis lastele ette nähtud. Lapsi on meil tegelikult majas peaaegu sama palju kui töötajaid. Kui sina tunned, et see, mis ma just kirjeldasin, on sinu jaoks, et TPD on selline ettevõte, mis paneb just sinu silma särama ja kuhu sa tahaksid tulla meiega koos ägedaid asju tegema, siis võta meiega kindlasti ühendust läbi meie karjäärilehe tuletööle.tpd.ee, kus meie värbaja Maria kõikidele sinu küsimustele juba vastab. Aitäh!